Enamus inimesi käivad kõik hinnas kuurortreisidel, et puhata. Aga mitte meie. Meie oleme siia tulnud ainult selle jaoks, et teenida kasumit. Could I get 5 more of these, please? Would you like to buy some watermelon? A lot of strawberries, a lot of kiwis. Sest et kokteilid on tasuta. Nii, Gordon! Me läheme kõik hinnas 5 tärni kuurortisse, kus sees on lõbustuspark, igaõhtused etendused ja üritused, lõpmatult süüa ja juua, privaatrand koos rannabaariga, kus saab samuti kõike lõpmatult tellida ja palju muud. Aga igal juhul me oleme siin, et näha, kas see 850 € kuurort on päriselt väärt seda. Me hakkame kasutama siinseid kõik hinnas ultraeeliseid maksimaalselt ära, et näha, kas me reisi jooksul saame tarbida rohkem, kui me selle reisi eest maksime. Siin on nagu lõpmatult süüa ja siin on igast praadi ja head liha. No nii, me valisime Maiaga mõlemad endale ühe prae välja ja kuidas see väljakutse nüüd hakkab käima on see, et terve kuurorti maksumus oli 850 €. Ning meie proovime nüüd tarbida rohkem, kui me selle eest maksime. Seega igale toidule, kogemusele ja muudele lisanditele me paneme sellise eeldava hinna, mis see võiks päris maailmas maksta. Ja siin, kuna siin on hästi palju liha, see on tegelikult 10 €. Ja Mihkel, sul on natuke suurem praegu, ma arvan, sul on see 12 €. Esimene käik, let's go. Väga hea. Nüüd mul on siin mingit kala. Kana on sutikene kuiv, aga kõik muu on väga hea. Jah, nõus. Esimese roa taldrikud meil on tühjaks saanud, nii et me oleme teeninud ametlikult 22 €. See tuleb suht lihtne nagu, ma olen suht kindel, et me saame ilusti ära tehtud. Tavai, aga seal oli hullult palju salateid ja magustoitu, nii et lähme võtame endale midagi. Ja me ei võtnud isegi nii jooki endale. Reisimise puhul kõige tähtsam asi on juua palju vett, sest et muidu sul hakkab paha. Kui maitseb. Vaikselt, aga kõht jumala täis saab. Magusat ei kannata üldse palju süüa. Siin kõik näeb jube hea välja, aga maitseb sükse keskmiselt. Pärast värskendavat veepausi majakulul suundusime randa. Nii, me oleme tulnud siia randa ja meil on põhimõtteliselt erarand, kus on ainult selle hotelli külalised. Samuti siin on rannabaar, kus saab näiteks lõigatud arbuusi, vett, kokteile, jäätist. Põhimõtteliselt ükskõik, mida sa tahad. Tasuta rannatoolid, mis tavaliselt maksavad seega siin me juba võtame 10 € each. Nüüd me korraks siin puhkame ja siis lähme juba mõnusasse sooja merre. Mõnest rannabaaris kõik on tasuta. Isegi kui lõunasöögi aeg läbi saab, me võime ükskõik mida, ükskõik kui palju süüa. See on täiesti crazy, ma ei mahu see pähe reaalselt. Kas see on see, mida rikkad inimesed tunnevad? Söö palju tahad, millal tahad, mõtlemata selle peale, kui palju see maksab. Kuigi tuba oli siin natuke selline nagu vanamoodne või tal ei olnud mingi viga, ta ei olnud nagu lihtsalt uus, siis kogu mööbel siin ja kõik nagu see väliosa on täiega nagu tipp-topp, väga-väga korras, väga ilus. Aga me ei tohi ikkagi unustada, et meil on siin missioon teenida siin ultra kõik hinnas puhkusel oma raha kasumisse. A lot of strawberries, a lot of kiwi, some chocolate and... I have a lot. I don't have a lot. Okay. Then chocolate, kiwi, strawberries and banana. And what are these? Nuts. Nuts? Okay, then these nuts too, please. Thank you. You say you have a YouTube account? Yes. Oh, what's your name? You have to follow. Cozy. Thank you. Olge teiega nii armsad ja pange meie kanalile nüüd ja kohe subscribe. Perfect, thank you. Ma arvan, et mingi viiakas on päris hea pakkumine, aga maitseme. Värske vahvel koos jäätise ja kõigega. Ma ei tea, see on nagu imeline. Minu jaoks on see vahvel ise nagu tsipakene liiga magus. Minu meelest on väga hea vahvel. Eriti see kiivi seal peale mõnna. Taldrikud tühjaks tehtud, märkasime järgmist magusat üllatust. Seal on söörikud. Oh my god, need teevad värskelt söörikuid. Need on need parimad, need rasvas küpsetud söörikud. Aga igatahes, nagu te saate aru, me tegime just väikse lõunauineku, ma jõin teed ja nüüd me läheme õhtusöögi sööma. Kasumit teenima. Ja nii rikkaliku söögibufetiga täitusid õhtusöögitaldrikud kiiresti. Vaadake, minul on siin terve kala, mis ma arvan, siuke Vahemere ääres maksaks vabalt 20 €.
mulle need kotleti täiega maitsevad, siis ma võtsin siia juurde suvikõrvitsa porgandipada. Ma arvan, et minu toit maksaks kokku 16 €. On hea kala või? On küll, jah. Ma tahan maitsta. Väga maitseb valge kala, siin sidruni mahla peale. Minu meelest on isegi parem kui restoranis, sest ma saan valida täpselt seda, mis ma ise tahan. Ja mulle meeldib liha ja ma saan võtta lihtsalt liha. Nii, mul on nüüd terve taldriksid ära söödud, siin on alles jäänud lihtsalt kalaluud. Panen nüüd särgi selga ja lähme võtame teise portsu. Kõigepealt sööme söörikuga ära. Ma olen jõudnud siia teise täiesti täis taldrikuga ja seekord ma võtsin natuke rohkem salatit, sest et muidu te kõik olete kommentaariumis, et sa ei tohi ainult liha süüa. Natuke friikartuleid. Mikkel, miks sa kõige odavamat asja võtad friikaid? Me peame ikka sööma võimalik palju kallid asju. Mul tuli lihtsalt suur friika isu. Ja mis muu ikka peale head sööki tuleb, kui hea jook? Can I have one martini and one mimosa? No nii, meil on siin üks. Martini ja mimosa. Wow. Ma pole varem martinit joonud ja see on päris hea. Siis ma joon 10 sellist ära, me oleme juba teeninud 80 €. Ja kui raske on juua 10 sellist ära? Tegelikult mitte, mida rohkem jood, seda lihtsamaks läheb. Me ei propageeri alkoholi. Me lihtsalt proovime siin kasumit teenida. Jah. Kui me täna olime tegelikult üsna väsinud, sest et meil oli lend hästi pikk, siis homme tahaks hakata midagi tegutsema. Ja meil on, ütleme nii, paar väga kavalat nippi. Kuidas võimalikult palju kasumit saada. You want? Ja nendega me hakkame ilusti homme tegelema. Me käisime siin läbi erinevad... Basaarid. Mida? Basaar on selle nimi. Basaar või? Basaar, jah. Basaar. Ühesõnaga kohad, kus on igast. Saad osta Gucci kotte, Birkenstocksi jalanõusid. Kes iganes käinud lõunamaal puhkusel, tunneb praegu seda plastmassi lõhna. I love you, Estonia. Tomorrow millionaire. Yes. Thank you. The most famous. Issand, kui äge, ma tunnen ennast nagu Kreeka jumalanna sellega. Aga see õhtu ei taha kohe üldse lõppeda, sest rida pidulisi viisid meid suure hotelli korraldatud ürituseni. Hommikust, kell on 9. Me oleme kõhu tühjaks maganud. Lähen vaatan, mis hommikusööki siin üldse pakutakse. Ja meie saime valida kõike. Kukleid, muffineid, pannkooke. Iga kandiku all oli uus aare. Pagarid ja kokad tegid meie silme all valmis meie hommikusöögi. Täna me siis sööme jälle. Ma arvan, et minu ports maksaks ühes restos korralik 12 € vähemalt. Mul on siin omlett, mul on siin tavalist muna, mul on siin salatit, mul on siin viinereid, saia. Sul on selline 16 € tiks, ma arvan. Omlett on päris hea. Omlett on väga hea. Omlett on täiega mahane. Me korraks teleporteerisime siia Eestisse, sest et kuigi seal kõik kinni makstud kuurortis on peaaegu kõik olemas, siis seal üks asi puudub täielikult ja selleks on meie lemmik produktiivsusjook, mis kusjuures nüüd on saadaval Rimis, seega lähme võtame endale mõned. Bright on meie meelest mega hea asendus kohvile, sest see siiski annab ülimõnus energia boosti, kuid ta ei tekita järevust ega värinaid ega sellist energia crash'i, nii nagu tavalise kohviga võib vahel juhtuda. Ja kuigi me seal Türgis eriti palju tööd ei teinud, milleks see produktiivsus oleks ülihea olnud, siis see oleks siiski olnud väga mõnus jook näiteks enne randa minemist, enne shoppamist või sukeldumist. Ja loomulikult ei ületanud mitte ükski Türgis joodud jook selle Brighti maitset, sest kuigi siin on ainult 5 koostisosa, siia ei ole lisatud suhkruid ega suhkruasendeid, siis see on ülimaitsev. Ei ole... Võtke jah, väga head. Seega, kui sa tahad ka Brighti proovida, siis tule võtta haara Rimist. Praegu on siin ka väga head soodushinnad ja kui sa Rimist ei taha tule võtta, siis ma panen siia kuskile ka QR-koodi. Oi, Maia. Oh my god, ma ostan nüüd ära nagu nii. Aga jah, siit QR-koodilt saate tellida ka suuremas koguses ning sooduskood COSIP annab teile -25% oma ostult alla. Seega aitäh, Bright, et te toetate meie videot ning ka meie produktiivsust. Kule, ostame ära, ma ei taha enam filmi, tahaks lihtsalt Brighti. Lähme tagasi Türki. Toi, tšau! Vesi on nii soe. Mul on nii hea tuju. Homme
on meil sukeldumine planeeritud ning minek restosse linna avastama. Ja siis lähmegi juba shoppama. Could you take a video for my mom? Yes, for my mom. Thank you. Hi, mom! We're here! No nii, nüüd algab lõunasöök, seega on aeg minna kasumit teenima. Aga kasumi teenimisse tegid pausi smurfid. Hello. Say hi to YouTube. No ma ütleks siuke korralik 12 € jälle. Mul on siin üks äge hummuse, mingi tomati värgi võileib, pasta polonneeset, mul on siin naani. Mul on 12 äkki, aga koos magustoit on veel lisaks ju. Minul on melonid, arvan, 4 €. Mul on kõik nii täis. Ei ole kerge, päris raske. Ja nii loll tunneb ka nagu süüa rohkem, kui mul vaja on. Muidu mulle meeldib hästi palju süüa, kui ma trenni teen, aga praegu ma tunnen, et mul ei ole nagu pointi, miks ma nii palju söön nagu. Küll aga magustoidul on teine kõht, nii et proovime ära selle magustoidukese. Nagu mingi pannakota või? Ma ei tea, mis on pannakota, aga ta on nagu hea, nagu kodujuust oleks siin sees. Kohukriim, väga kodujuust. Aga ta on väga maitsev. On? Maitsekas on küll, jah. Ma olen päriselt väga impress selle. Kas sulle ei meeldi nagu mingi magustoidud? Ta ei ole liiga magus. Ta on siuke, ta on mõnusalt siukese tugeva karamellise maitsega. Nii, nüüd meil tuli otse hotelli ette tasuta transfeeri järgi, sest et see on ka siin paketi sees ilusti. Takso arvatavasti läks 40 ikka ju. Meie esimene sihtkoht oli mingi ülikallis kullapood. That one 900 €. 9 sotti. Ma arvasin, et siin on nagu mingid sellised natuke odavamaid asju ka. Tassin nagu mingi 20 € eest head sõrmust endale. No nii, nüüd meil tuli jälle uus transfer tasuta järgi. Lähme järgmise shoppingu kohta. You're from Estonia? Yes. This is leather shop, you know, right? Yeah. Mulle anti praegu proovida üks jakk ja siis ma proovin. Nagu, mul ei olnud plaan lihtsalt osta midagi, aga see näeb päris hea välja. Lamb leather. Lamb leather, all right. Ma elus ei mõtleks osta nagu mingi üle 100 € jakki, aga see jakk oli nii ilus. See jakk nägi mul nii hea välja. Ja nüüd me lähme riidepoodi, mis asub siis sükese tavaasja poe all. Yeah, we are doing a travel mode. Okay, first come with me. First, you are a guest in our Oromal. I want to offer you Turkish Anatolian tea. When you touch the shoes, you can feeling. Yes. As a Yes. good quality. New Balance. Yeah. How much for this? How much this one? 80 €. 80. Normal is 150, my friend. 80 €, but it's good quality. Okay. Yeah, we'll see. What is your name? Mihkel. Michel, mafioso, Al Pacino. Look, Michel. They are all 10 €, bazaar price. Nii roheline või? Jaa, see tundub päris hea. This is 31. This is nice, huh? Okei, yeah, that's him. This is Michel. I'm actor. I make 2 movies, cinema. You can look in YouTube, I give the name. Yeah, sure. Ja see mees rääkis, et ta selle poe omanik, aga ta tavaliselt ei ole justkui selline personaalne shopper, aga praegu ta on, kuna me oleme nii, ma ei tea, erilised. Ma tunnen, et see on nagu mingi müümistaktika, vaata, et te olete nii erilised. No, this is not good, Michel. Oh, this I like it. Minu arust ei ole päris. You might make like this. Mihkli püksid panid Türgi mehe käsi laiutama. Ei võtaks. Miks? Oota, püksid keera korra üles. Aga lähme vaatame lihtsalt poes ringi äkki. Nüüd on sinu aeg proovida talle ei öelda, kui midagi ei meeldi. No mulle see täiega meeldib. Probleem ongi selles. Siin Türgis on isegi veidike keeruline ostelda, sest et need Türgi müügimehed on nii kõvad müügimehed ja kogu aeg kõike pakuvad, tule proovi seda, uut suurust, keeruline on niimoodi šopata. Nende müügimiste peamine asi on see, et kui nad saavad aru, et sa midagi ei osta, siis nad enam ei ole sõbralikud. Näiteks ma vaatasin neid Türgi mõjustusi ja siis see Türgi mõjustuste inimene küsis, et kas sa võid proovida ja siis see meie tüüp ütles talle midagi türgi keeles või no midagi sellist ja arvates ta ütles, et ei, nad ei osta nagu nii midagi või midagi sellist. Okay. Reaalselt. Ja teine tüüp ütles, tahate proovida. Ja see meie tüüp oli nagu, ära, ma saan panna. Õnneks Türgis on Türgi maiuse poode veel. The best Turkish delight. This is my mother make it self. It's sugar free with real honey, not sugar in. Do you see how it's soft? Because it's really, really fresh.
Oh my god, that's really nice. For 1 kilo is normal price is 25 euro. For your discount, 20 euro. Because now I see you take my video. Maybe it will be my reclam. That's why I do it for you 20 euro. Could we have like half the box? kui mina sain oma maiused kohe kätte, siis Mihklil läheb sellega veel natuke aega. What's your name? Maja-Liis. Maja-Liis. My name is Cardoso. Yes, okay. Like this. No. Yes. Yes. Yes, come on. I am crazy. I am crazy. Muideks vaadake, kui ägeda kaameraga me filmime, see on siis DJI Osmo 3, midagi sellist ja me küll seda ei ostnud, aga me laenutasime selle Photopoint rendist. Ja muideks Photopoint rent on täpselt alati see koht, kus me igast tehnikat, GoProd, kaameraid, kõike laenutame ja seega suur aitäh Photopoint, et jällegi meile kaamerad laenasite. Ja loomulikult meie reisi nii palju mugavamaks tegite, sest et sellega on ülimugav filmida. Küpsed on fritööritud banaanid, need on ülihead, ma juba võtsin ampsu, küpsetatud banaan on üks mu lemmikutest asjadest. Ja kui kõht oli mõnusalt täis söödud, ootas meid juba ees järgmine etendus seal samas resordis. Käisime just pesus, võtsin ühe martini ja nüüd lähme kohe show'le. Ma võtsin kakao. Mis on jumala veider, siin on eraldi menüü, on asjad, mis maksavad. Seega mingisugused kokteilid on tasuta, aga mingid eest sa pead maksma siin 8 eurot. S***ad kokteilid on tasuta. Täna tuli meie meelt lahutama Türgi Robin Hood. Tavainimesed olümpiat vaatamas, nad ikka kuidas ta selle ikka mööda lasi. Mina oleks ikka kuidas ikka sai mööda lasta. Õhtu lõpetame kokteili, saiakese ja kasumi tagasi teenimisega. Kätte on jõudnud 3. päev ning uus päev tähendab muidugi veel söömist ja kasumi teenimist. Mina nüüd lähen, hakkan snorgeldama. Siin on päris huvitav meri, vaatame, mis seal vee all on. Kätte on jõudnud lõuna, me oleme kõvasti päikest võtnud, ujunud, sukeldunud, snorgeldanud ja nüüd me tulime siia rannabaari. Näete, vaadake, seal on kohe meie privaatrand sellele hotellile ja siin me saime just süüa. Kuidas on? Vorst on sama, mida saab hommikusöögi lauas, aga see pitsapõhi on jumala hea. Ei ole mingi sügav hulutatud põhi, et täitsa selle nagu korralik nagu selline kivijahju pitsa moodi täitsa. Te ju teate, kui palju me oleme rääkinud maasikatest ja kiividest ja nektariinidest ja siis praegu meile lihtsalt lambist toodi. Nii ilus, puuviljavaagen. Issand jumal, kui kena. Meil tuli nüüd siuke mõte, et me lähme rendime endale rolleri ja lähme hakkame avastama. Kust see mõte meil tuli? Oli see, et eile me nägime ühte toredat Eesti baari siin ja kes on siin kauem olnud ja küsime, et mis nad teevad, mida nad tahaksid, mida nad on teinud, mida nad soovitaksid. Ja ütlesid, et nad rendisid rolleri ja käisid mingites randades ja matkamas ja igasuguseid asju tegid. Nii et me mõtlesime, et wow, me oleme siin tahtnudki sellist autonoomsust, et meil oleks mingi asi, millega me saame igal pool käia, kus me tahame käia. Ja roller tundub täpselt see, ma natuke kardan, sest ma ei tea, milline see liiklus siin on, aga lähme rendime ikkagi, lähme vaatame. Seiklusele võtsime karbiga kaasa ka vahvleid. No nii, me oleme jõudnud... Ma nii kardan! Saime talle rolleri. See võtab 38 kilti sisse.
nii kardan. Nii, aga me läheme nüüd kiirteele ja sõidame sinna lähedal asuvasse linna. Uues linnas tutvume papagoidega ning lähme avastame ühte müstilist koobast. No nii, rahvas, me oleme tulnud siia koopasse. Siin on põnev koobas, igasugused ägedad valgustused ja ongi nagu päris kividest tehtud koobas nagu. Kõik tuleks tühjaks, aga me midagi ei osta, sest me oleme all-inclusive reisil. Peale tervet päeva võõraslinnas seiklemist naasesime oma resorti. Tšau, me oleme jõudnud tagasi linnast, käime ilusti ellu, kui me selle rolleriga sõitsime ja nüüd me hakkame sööma siin õhtust. 14 eurot, 6 eurot, 5 eurot, 12 eurot. Kasum! Ja nagu meil tavaks on, siis õhtu lõpul saame jälle tasuta meelelahutust. Ja hommikust täna märkasime kell 7.30, sest et kohe varsti tuleb võtta meid peale transfer. Me lähme laeva peale ja siis juba sukelduma. Maia-Liis võttis omletti, salatit ja punkli. Siis värskeid asju, teed. Ja mina võtsin omletti, vorsti, baklažaani ja muna ja ühe kohvi. Siis ma võtsin veel 2 saiakest ja 2 õuna, mis me võtame laeva peale kaasa. Ma olen reaalselt terve elu unistanud sukeldumisest. Minu meelest see on lihtsalt nii äge, et sa saad vee all hingata, et sa põhimõtteliselt nagu lendad ju. Me oleme siin sellises paadis ja me peaks saama 2 korda 20 minutit sukelduda. Oi, loksub ikka täitsa. Reaalselt rahvast, vaadake kui äge paat. Oh my god, boom! Everything must be slowly under the water. Breathing, swimming, going down, going up. Okay, everything must be slowly. Nii, instruktor just rääkis sulle, kuidas taimimine on, kuidas tunned nüüd? Okeilt. Okeilt või? Okeilt või? Nunnu! Fit check. 1, 2, 3, let's go. Äge oli. Algus oli täiega hirmus, see täiega õpetas olema rahulik, sellepärast et vee sa ei saa nagu mingi paanitseda korraks nagu ruttu. Käisime just sukeldumas ära, võtsime varstuse ära ja see oli tõeliselt äge. Sa saidki vee all hingata ja olidki nagu lendasid seal ringi. Ülimõnus. Ja ongi aeg tagasi minna hotelli, kus meid ootab ees üllatus. Vaadake, mida meie resort on vahepeal teinud. Ja siin on Türki õhtu. Esimene asi, siis siin pakutakse takosid. Õhku äge. Nii, siit ma sain nüüd kebabi. Vau. Näete, siin meil pakutakse turkit, ehk siis kalkunit ja me oleme turkid. Kui ma olin super elevil selle toidu pärast, siis kana oli väga kuiv, kala samamoodi, aga kebab oli imeline. Aga nüüd ma proovin sellist magustoitu. See magustoit on päris halb. Ta on nagu miit, ta on lihtsalt magus kreem, mis on põhimõtteliselt nagu kondenspiimaga lihtsalt vähem magus. Ta ei ole halb, aga head ma rohkem ei võtnud. Kui kasumid on ära joodud, saime nautida Türgi pürotehnikat. Ja sellel õhtul saime ka natuke fancymaid kokteile proovida. Kõike kasumi nimel! Tere hommiks! Tere hommiks! Mihl on pohmill! Ei, mul tegelikult ei ole pohmill. On küll see hommikul tõusis, et mul on pohmill. Mul on pohmill üle läinud. Minu tänane hommikusöök on salat ja muna. Mul tuli täna sõrmikuisu, pannkoogiisu ja ma võtsin kõike. Nii, nüüd on selline lugu, et me ei ole siiski jäänud kasumisse, tuleb võtta kasutusele karmimad meetmed. Seega, siit ma võtan oma kõik hinnast paketis sisalduva arbuusi ja proovin selle teistele turistidele maha müüa, et siis teenida kasumit. Okei, mul on siin umbes kilo arbuusi
Nii et lähme leiame kellegi, kes tahaks selle mult ära osta. Excuse me, sir. Would you like to buy some watermelon? It's the best in the town. No, it's usually €25, but for you, my friend, because you're so young and beautiful, I can do €5 for the whole platter. €5? Yes. Oh, no, sorry. Lähme otsime mõne turisti, kelle rahakott on pungil. Excuse me, beautiful couple. Hey, bro. Would you like to buy some watermelon? It's the best in the town. Usually it's €25, but because you're so a cute couple, I can do €5 for this whole. Oh, so thank you. No, thank you. Where are you from? Thank you, bro. Excuse me, nice couple. Would you like to buy some watermelon? Not understand. No, thank you. Not understand, no thank you. Would you like to buy some watermelon? It's, you know why it's special? You can't buy this anywhere in Turkey. You want? You want? Thank you. Thank you. Okei, mul on tunne, et keegi ei taha meie arbuusi osta. Seega see on täiesti läbikukkunud plaan. Küll aga meil on veel üks varuplaan, mida me saame kindla peale teha, et natukenegi kasumit saada. Seega väikene asi, mis me siin saame teha, on oma all-inclusive hotellist võtta kaasa erinevaid asju, mis meil siia tuppa on jäetud. Külmikusse on meil jäetud erinevad joogid. Võtame kaasa. Siis nagu te näete, siia on meil jäetud 2 ühes kohvisid. Suhkru võtame ka kaasa või? Jaa, kindlasti. Okei. See on ikkagi väike kasum. Nii, tualetis terve vetsupaberirull, showergel, siis siin on igasugused šampoonid. Samuti on siin 2 justkui uhijuut ilusti kilesse mässitud klaasi ja võt täpselt siukseid magustoidu klaasi ma tahaksin talle ka koju. Ja no loomulikult see, mis oli vannitoas, nii et helistame küsime, kas saab. Yes, I wanted to ask, is it possible to take these classes with us? Yeah, sure. Okay, thank you. Kasum! Ta ütles, yeah, sure. 20 eurot kasumit nagu naksti. Kingaviks, sellega saad oma kingad ära viksida. Mina leidsin õmbluskomplekti. Ja loomulikult me oleme siit vahepeal oma hommikusöökide ajal võtnud kaasa erinevad teesid, sest et noh, Eestis tee on jumala kallis. Ja loomulikult me võtsime kaasa ka võid, sest et noh, 3 paari susse. Me Maiaga arutasime ja me otsustasime, et me tegelikult võtame kaasa ainult asjad, mida me päriselt vajame ja asjad, mida me ei vaja. Jätame siia, aga siiski see on valid, sest et me näitasime, mis kasumit on võimalik teenida. Need on siis asjad, mis me tegelikult kaasa ei võtnud, sest et meil ei ole neid vaja ja pole mõtet raisata. Nüüd me näitame teile, kuidas me hakkasime selle video introt ehk siis seda alguse klippi filmima. When I start speaking, then you bring the food, okay? I will try. Okay, thank you. Aga mitte meie. Meie oleme siia tulnud ainult selle jaoks, et teenida kasumit. Could I get 5 more of these, please? Yes. Thank you. Thank you. Okay, this is all. All, yes, thank you. Me just filmisime ära intro. Mina just shotgunisin siin ühe õlu ära. Nii et kohe pumm 8 eurot juures. Ma küll ei tea, kui palju me oleme raha teeninud. Ma arvan, et see ei ole piisavalt seega. Me võtsime lihtsalt võimalikult palju sööki, mis me tunneme, suudame ära süüa. Seega hakkame mugima. Ja meie viimasel õhtul selles kuurortis toimus jälle trall, täpsemalt kosmosedisko. Ilusti kenasti on kätte jõudnud meie viimane päev siin kõik Hinnas Resort hotellis. Võtsime jälle hommikusööki, Maial on munasalat, natuke pannkooki ja siis magustoiduks arbuusi ja melonit. Ma plaanin ennast arbuusist täiega punni süüa, et Eestis ma ei peaks raha kulutama arbuusile. Ja lõpuks on läinud tööle ka see väike veepark, mis siin on, nii et me lähme proovime nüüd siit alla lasta. Sest et veepark on ju ka ikkagi kasum. See on nüüd meie viimane lõuna siin. Mina võtan liha ja salatit. Maia võtab ka liha ja salatit ja natukene saiajuustu poisikest. Ja kuna me ikka lennukile tahame ka snäki kaasa võtta, siis opa,
siin on meil mõnusad värskelt küpsetatud juustusaiakesi. Lööme viimase päeva numbrid kokku ja vaatame, kas see suur reis tasus end siis ära. Kahjuks jäime seekord 120 euroga miinusesse. Äkki sööme järgmine kord mõne prae rohkem. Ütleme nii, tore on olnud selles mõttes, et algusest oli veits nagu selline kultuurishokk, ütleme nii, et nagu see kuurorti nagu selline kultuurishokk. Üleüldse mina jäin reisiga nagu ülirahule, mulle täiega meeldis ja kurb on ära minna tegelikult. Täiega on kurb nagu. See koht on saanud juba isegi nagu koduks. Täiega koduseks on saanud. Aga lähme juba bussi peale. Tšau, tšau! Tšau, tšau!